Tere! Mina olen Kauri Kaljuste, töötan Tartu Noorsootöökeskuses Lille Noortekeskuse juhatajana ja täna ma räägin teile natukene ja puhkamisest. Nimelt, kas te teadsite, et stressi on kaht tüüpi? On positiivne stress ja negatiivne stress. Positiivne stress on põhimõtteliselt kõik, mis meid mõjutab, mis paneb meid pürgima edasi, et saama paremaks. Ja negatiivset stressi olete kindlasti ka samuti kogenud, kui olete asjadega hädas, asju on palju, isegi vähe asju tegelikult on juba stress, aga nendega me saame hakkama, nii et see on nagu positiivne, aga negatiivne on jah see, mis meid paneb natuke keerulisematesse olukordadesse. Ega stressi puhul ei olegi ühtegi õiget või valet viisi, kuidas sellega hakkama saada või toime tulla. Aga üks väga oluline asi, millest tegelikult tihtipeale räägitakse, on see, et pead oskama puhata. Kuidas see puhkus siis välja peaks nägema? Minu puhul näiteks, olles tööl, siis on väga siuke minu jaoks huvitav asi, et kui ma olen tööst puhkusel, siis vaatan töömeili ja räägid ikka töökaaslastega. Ja minule see sobib, see aitab minul hiljem ära hoida stressi. Aga tegelikult, kuidas päriselt peaks puhkama, et sa päriselt ka ennast välja puhkaks, on see, et sa peaksid ikkagist nendest, mis sul muidu tavapäraselt stressi tekitavad. Nad ei pruugigi olla otseselt see negatiivne stress, mis siin nagu tekitab sulle suuri raskusi, vaid nagu natukene. Mitte nüüd see negatiivselt otseselt mõjub, aga et mis sul ikka nagu käib puklas kogu aeg. Nendest sa peaksid ennast välja lülitama. Aga kuidas seda väljalülitamist siis teha? Minu puhul peaks olema see, et töömeiliga ma ei tegele, töökaaslastega ei räägi, vähemalt mitte tööasjadest. Ja õppimise puhul siis koolist puhates peakski mitte midagi justkui õppima. Või vähemalt mitte seda, mida sa peaksid õppima. Õppimine on alati väga teretulnud ja ka üks kusjuures stressileevendusviise. Õpi midagi uut, mida sa senimaani osanud ei ole. Mängi kitarri, loe raamatuid, nendest õpid väga palju või joonista midagi. Ja siiski kõige parem viis puhkamiseks on see, kui sa lähed kõigest eemale, niimoodi, et sa lähed kõikidest oma muredest eemale, oma probleemidest eemale, kõigist stressoritest eemale ja lihtsalt teed kõike muud kui seda, mida sa igapäevaselt teed. Sa võid minna sõpradega grillima, võid minna perega kuhugi välja, jalutama või põllu äärde. Ja tegelikult ei ole stress üldse jube asi, sest nagu ma ütlesin, stress on see, mis paneb meid pingutama, et saada paremateks inimesteks. Kui sa aga tunned, et kõik kasvab üle pea ja ei tea, mida edasi teha, siis palun pöördu kellegi poole. See võib olla sõber, kellele sa lihtsalt räägid ära, sellest võib olla abi. See võib olla koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog või ka sinu kohalik noorsootöötaja. Me oleme siin selleks, et teid aidata. Ja kui sa tunned, et stressi ja kõike on liiga palju ja sa lihtsalt ei oska seda aega maha võtta, siis tule räägi meiega. Ja võib-olla me leiame mingisuguse tegevuse, mis aitab sul seda stressi oma kehast välja saada. Kui sulle meeldis see video, siis ära unusta panna like ja subscribe ja
kui sul on endal mingeid põnevaid viise, kuidas sina stressi maandad, siis pane need alla kommentaaridesse kirja. Võib-olla saame meie ka sealt omale mingeid häid nippe või siis kindlasti teised. Seniks aga jälgige meie YouTube'i channelit ja kindlasti ka Instagrami. Lille Noortekeskus oma on @lillenoortekeskus ja seal on ka teised Tartu Noorsootöö keskused nagu Ilmatsalu ja Anne Noortekeskus täitsa olemas, otsi meid ülesse. Aga järgmise korrani. Tšau!